Kell on 7.56. Me oleme Vabariigi Valitsuse Stenbocki maja ukse ees. Peaminister on juba tööl ja me lähme temaga täna kõikidele kohtumistele kaasa ja vaatame, milline tema traditsiooniline tööpäev välja näeb. Et Vabariigi Valitsuse hoonesse siseneda, tuleb esmajoones läbida turvakontroll. Seejärel kohtun ma peaminister Kaja Kallasega, kes kõigepealt tutvustab mulle oma tööruume. Alustame tuuri riigivanemate saalist, mis oma nime on saanud esimese Eesti Vabariigi riigivanemate portreede järgi. No siin on tavaliselt nii, et kui meil on kabineti istungid või siis siin inimesed ootavad, kui neid kutsutakse. Valitsushoone kõige uhkemast toast liigume edasi istungite saali, kus kogunevad igal neljapäeval kõik ministrid. Proovin ka ise järele, mis tunne on juhtida Vabariigi Valitsust. Päris mugav. Näeb nii vasakule kui paremale. Ülevaade on kõikidest olemas. Isegi mikrofonid on, et ikkagi iga inimene siin toas saaks sõna. Ja kõige tähtsam asi siin toas vist on see kepike, see haamer, mis teeb ilmselt sellist häält. Sellega on ilmselt vastu võetud mõni Vabariigi Valitsuse otsus. Järgmisena tutvustab peaminister Stenbocki maja rõdu, kus avaneb kaunis Tallinna panoraam. Lisaks pildistamistele töötab siin ilusamate ilmadega ka peaminister ise. Peaminister siia kolis 2000-ndal, siis sa võisid teha pilti ainult sinnapoole, sest et see vana linn oli täpselt ilus, aga siin oli, eks ole, see Baltijaama turg, mis oli hästi kole ja siis oli see telliskivi, mis olid nagu vanad tehis või nii, et ma alati ütlen, et see näitab, kuidas Eesti on arenenud, et võid teha nüüd pilte igale poole, ei ole häbi. Nüüd aga siirdume maja kõige prestiižsemasse ruumi, milleks on valitsusjuhi kabinet. Kuulus peaministri tool on nähtav juba 1928. aasta riigiteatajas, kui sellel istus toonane riigivanem Jaan Tõnisson. Kas ajalooline tool on ka mugav? Pehme on, ma mõtlesin, et on kõva, aga... Ei, pehme, ja. Aga jah, kuidagi niimoodi peaks. Peaministri kabineti kõrval on kohe roheline tuba, mille seinal on Eesti iseseisvusmanifesti originaaleksemplar. Siin on tavaliselt siis, kui tulevad uued suursaadikud või lähevad, siis on minuga, siin on alati kohtumine ja siis tavaliselt on mina saadik ja välisnõunik ja siis on 3 kohta, aga protokolliliselt on hästi oluline, et mina pean istuma seal, suursaadik siin, sest suursaadik peab olema minu paremal käel, et minu ja suursaadiku vahel ei tohi kedagi istuda. Et esimene kord ma mäletan, ma istusin sinna, suursaadik siia, siis öeldi, et ei, see on igaüks. Need on delegatsiooni ja reeglid. Ja see on nüüd, nagu võite arvata, see on sinine tuba, sellepärast seinad on sinised. Kui peaminister siia majja kolis, siis oli mõte selles, et iga peaminister valib Eesti kunstikogudes siia endale meelepärase kunsti. Aga reaalsus on see, et peaministril ei ole kunagi nii palju aega, et tegeleda kunstiga, et kui näiteks presidendi palees käite, seal kogu aeg kunst vahetub, siis neil on aega. Kell 9.15 kohtub Kallas Itaalia endise peaministri Enrico Lettaga, kellega räägitakse Euroopa Liidu siseturust ja kaitsetööstuse tulevikust Euroopas. Kell 10 asume teele Viljandisse. Seal toimuvad peaministril terve päev erinevad kohtumised ajakirjaniku, ettevõtjate, õpetajate, rahva ja erakonnakaaslastega. Kell on saanud 11.46, me oleme jõudnud Viljandisse, peaminister peaks ka kohe jõudma ja suunduma seejärel Grand Hotel Viljandisse Sakala ajalehega kohtumisele. Mida siia Viljandi sõidu ajal tegite? Kas töötasite mingeid dokumente näiteks läbi? Ma lugesin neid materjale, küsisin veel juurde, osad küsimused olid küsimata, et küsisin materjali juurde, nii et see on see. 2 tundi oli töine? Ja, loomulikult, kõik on välja arvestatud. Kas tänane visiit on keerulisemate või lihtsamate visiitide hulgas? Seda teab alati siis, kui see visiit on toimunud, seda kunagi ennem ei tea. Nii et päeva lõpus saame teada, kas see oli keeruline või lihtne. Kell 12.15 annab Kallas intervjuu Sakala ajakirjanikule Hans Verele.
Ajakirjanik küsib majanduse käekäigu kohta ja soovib teada, mida teeb valitsus riigieelarve tasakaalu viimiseks. Kallas selgitab, et ees ootavad valusad otsused ja kärbetest mööda vaadata ei saa. Peale ajakirjanikuga kohtumist suundub peaminister ettevõtjatega lõunale. Ettevõtjate peamiseks murekohaks on puidusektori tulevik. Kell on saanud nüüd 14.15, peaminister lõpetas äsja ettevõtjatega lõuna ja siirdub nüüd edasi Viljandi Kaare kooli. Meil oli paar nädalat tagasi koolis playbacki konkurss, kus siis õpetajad ja õpilased said teha playbacki. Solist oli siis see, kes käis seal konkursil ja lastekoor tegi oma laulu, mis nad olid mingiks muuks asjaks valmistunud. Teil oli ka selline küsimuste-vastuste ring. Millistele küsimustele te ootasite vastuseid? Peaministrilt tahtsime teada tema arvamust kaasava hariduse kohta ja seda, kas tema arvates sellised koolid, nagu meie kool on, ennast õigustavad, sest riigi hariduspoliitika väga ei soosi selliseid koole. Kuidas peaminister nendele küsimustele vastas? Ta ütles, et ta on nende vajalikkust teadvustanud ja aru saanud sellest, et selliseid koole on tarvis. Kell on nüüd 15.22. Peaminister just lõpetas oma visiidi Viljandi Kaare koolis ja suundub nüüd Viljandi Kultuuriakadeemiasse. Ja seda parmupilli ei olnud, siis mulle ukrainlased kinkisid parmupilli. Kultuurikolledžis arutatakse muuseas, kuidas aafriklased aitavad Eesti pärimuskultuuri edendada. Kohtumise lõpus kingitakse peaministrile Kristi Küti lintikandi ainetel pilt, mille autoriks on Katri Schmidt. See on tõesti ilus, aitäh. See on ju täiesti nagu rahvarõivaste kätiste motiivid, ma näen. No nii, ma lippan nüüd kiiresti rahvakogunemisele. Viljandi Kultuuriakadeemias käisime. Sealt saime teada, et suuri muresid ei ole, pigem on rohkem rõõme. Peaminister nüüd kohtub rahvaga, tutvustab kõigepealt valitsuse plaane ja seejärel saavad inimesed küsida küsimusi. Mida te peaministrilt küsisite? Ma küsisin just Orbani kohta, et vaata, kui palju näitas vaeva, et ei lastud minna Rootsit ega Soomed veel on, aga Rootsit sinna NATO riiki. Selline inimene on ju kommunist. Ja kuidas Kaja Kallas ütles selle kohta? No, hästi ütles. Ta ei öelnud ka, aga ta ütles, et ta rahvas nagu valib seda teist ja kolmandat. Mis soovitused annaksite peaministrile kaasa Viljandist? Alati ei pea kõike välja ütlema. Mõnikord tuleb lihtsalt suu kinni hoida. Kell on 17.35, päev on õhtusse veerenud ja peaministril on nüüd veel üks kohtumine enda Reformierakonna liikmetega. See on jah meie piirkonna inimesed. Siin uus linnapea astus või loodetavasti uus linnapea. Andsid oma õnnistuse talle? Ja, mina olen temaga varem kohtunud igati hakkaja inimene. No, kohtumised olid väga erinevad. Toob see teile raskusi ka, et kuidas rääkida, ma ei tea, lastega 10 minutit hiljem suurettevõtjaga? Ei ole küll kunagi tundnud, et oleks raske olnud. See on pigem hea, kui on vahelduv. Hommikul küsisin, et kas tänane päev tuleb keeruline või lihtsam. Milline siis tuli? Lihtsam. No teiega on ikkagi väga raske sammu pidada. Kuidas te jaksate homme otsast peale alustada? Ei, selles mõttes, kuna täna ju emotsionaalselt ei olnud raske päev, siis ei ole nagu mingit probleemi, et see on töö. Pigem sellistest inimestega kohtumistest ma pigem saan energiat. Kas nüüd selle kohtumisega on tänasel päeval joon all ja on otse koju minek? Ja nüüd tuleb autos hakata töötama kõikide nende kõnede ja asjadega, mis vahepeal on laekunud, sest et nagu te näete, ega mul ei ole olnud aega ju midagi kuskil vaadata ega lugeda, nii et hakkab homseks ka ettevalmistus. Kell on saanud 18.35 ja lõpuks on peaministri tööpäev lõppenud. Meie oleme väsinud ja tuleb au anda, et peaminister jaksab iga päev sellises tempos oma
tööd teha. Aga muidugi oli väga põnev ja väljakutseid täispäev.